ma pean ütlema lihtsalt üldisemas plaanis, et kui sotsid tulevad pulti ja hakkavad rääkima midagi perepoliitikast, siis see ei ole tõsiseltvõetav. Pidades silmas seda, et te olete mitu aastat ise valitsuses, mis on olnud läbi aegade ilmselt kõige perekonnavaenulikum üldse Eestis, siis lihtsalt ei ole võimalik seda kuidagi tõsiselt võtta. Tuletame meelde, et kui teie olite valitsuses, sotsid, teie kaasa arvatud siin parlamendis toetasite paljulapseliste perede toetuste kärpimist esimese asjana kohe alguses. Teiseks, täiendava tulumaksuvabastuse kaotamist abikaasa ja laste pealt toetasite. Kolmandaks, koduste emade ravikindlustuse piiramist toetasite. Ja neljandaks, automaksu kehtestamist viisil, mis karistas eriliselt paljulapselisi perekondi, ka toetasite. Sellega seoses ma mõtlesin, et äkki te tahaksite lihtsalt oma edasise tõsiseltvõetavuse suurendamiseks kasutada seda võimalust ja paluda oma fraktsiooni nimel vabandust, et te olete toetanud perekonnavaenulikku poliitikat, et edaspidi oleks võimalik võtta teid kuidagi pidi tõsiselt, kui te räägite endast kui perekonda toetava poliitika elluviijast. Aitäh heale kolleegile selle arvamuse eest, aga mul on väga kahetsusväärne, et ei lugenud ette ühtegi teist algatust, mille eest sotsiaaldemokraadid ikkagi rohkem kui 33-aastase taasiseseisvunud Eesti riigi ajal on laste ja perede heaks teinud. Et see nimekiri on tegelikult oluliselt pikem ja ma arvan, et see meelevaldne väljanoppe seal tõesti küll viimasesse perioodi jäänud otsustest on siiski juba poliitiliselt laetud ja annab ise sellise eelhoiaku või suundumuse sellele olukorrale, et mul ei ole siin liialt palju muud sisuliselt juurde öelda, kui ma arvan, et selle kõnealuse eelnõu tõsiseltvõetavust ja minu positsiooni siin puldis tõsiseltvõetavust just nimelt annab kaalu sellele juurde see, et ma räägin tõenduspõhisest sekkumisest, mis ei ole ühe parteikontori välja käidud ideoloogiline algatus tunde, arvamuse, emotsiooni pealt, vaid päris andmed, päris analüüsid Eestist ja rahvusvaheliselt. Aitäh! No mina olen kolmandat koosseisu siin Riigikogus ja kõikides koosseisudes on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teinud mõned eelnõud, kus on pakutud välja erinevaid toetusi, peretoetusi, lastetoetusi, maksulangetustoetusi sündivuse tõstmiseks ja kõikidel kordadel on kõik need eelnõud tagasi lükatud. Tagasilükkamise poolt on üldreeglina olnud ka sotsiaaldemokraadid. Mul on muidugi väga hea meel, et sotsiaaldemokraadid on nüüd lõpuks taibanud, et meil demograafiline olukord on väga raske. Aga siiani me oleme kuulnud kogu aeg seda, kuidas naised pole sünnitusmasinad ja raha läheb ainult joodikute peredele, kus lapsed sünnivad, seal juuakse kõik see raha maha. Ja Kaja Kallas teadis, et naine pole sünnitusmasin, et paned raha sisse ja laps saab välja. Et me oleme kõike niisuguseid rumalaid ja vastutustundetuid jutte siin kuulnud. Et millega te nüüd põhjendate siis seda, et te ei ole suutnud oma seniseid koalitsioonikaaslasi ja te olete olnud üldreeglina koalitsioonis Isamaaga ja Reformierakonnaga, et nemad toetaksid seda, et nad ka praegu annaksid oma hääle, et see eelnõu läbi läheks. Aitäh! Aitäh selle küsimuse või taaskord pigem sellise arvamuse ja kommentaari eest. Ma kõigepealt igaks juhuks selguse mõttes julgen öelda, et kindlasti need kommentaarid, mis te välja tõite, mis siin saalis kõlanud on, et neid ei saa omistada sotsiaaldemokraatidena. Küll sotsiaaldemokraatide nimel ma julgen tõesti öelda, et sotsiaaldemokraadid arvavad, et naised ei saa ega pea olema sünnitusmasinad, kellele keskealised või vanemad mehed ütlevad, et hakake Eesti riigi jaoks sünnitama. Selle jaoks pigem tuleb teha tegevusi, et pered tunneksid turvaliselt toetatud erinevateks elu väljakutseteks, mis lapse või laste kasvatamisel ette võivad tulla. Aga tulles nüüd konkreetse eelnõu, et miks me ei ole võimalust olnud toetust sellele saada, sellepärast me täna taaskord ka järjekindlalt juba mitmes eelnõu ja julgen teile, head kolleegid, öelda, tõenäoliselt tuleme veel siia ette erinevate eelnõudega, mis laste ja perede kindlustunnet toetavad. Vaatan kolleeg Heljo Pikhofile otsa, kes julgeb mulle öelda, kui pikalt me
tegime tööd selle eest, kui lapsetoetus oli 19 eurot, selleks, et see hakkaks muutuma ja tõusma. Ei juhtunud see esimesel katsel, ei juhtunud isegi mitte ka teisel. See nõudiski aastaid selgitust ja tööd. Ma lihtsalt soovin, et äkki me oleme nendest kogemustest õppinud ajas. Me näemegi täna seda, et meie demograafiline olukord on üks meie suurimaid ühiseid väljakutseid. Paneme siis erakondade jõu kokku ja toetame neid meetmeid, millel on sisuline teaduspõhine argumentatsioon taga. Aitäh! No lihtsalt piinlik on seda juttu kuulata, sest et te olete kõik teinud selle jaoks, et perede kindlustunnet ei oleks. Sotsid olid eesvõitlejad suurperede toetuse vastu ja esimesed, kes rinnaga peale lendasid, et suurperede toetus ära võtta. Ennem sa heitsid ette siin, et me ei tea teie pika ajaloo jooksul suurtest ettevõtmistest perede toetust. No mina küll mäletan. Sotsid toetasid seda lastekaitseseaduse muudatust, mis lubab pedofiilid uuesti lasteasutusse. Sotsid vedasid seda seadusmuudatust, mis lubab alaealised psühhiaatri juurde ilma vanemate teavituseta. Et see on kõik teie käekiri olnud. Nüüd päris andmetest. Tuli statistika eelmise aasta kohta, et suurenenud on siis just nimelt lastega peredes ja üksikvanematega peredes nii absoluutne vaesus kui suhteline vaesus. Suhtelist vaesust tajub 38% ja üksikvanematega peredes on see 14% kasvanud. Ja Statistikaamet ütleb, et varasemal aastal ehk 23. aastal olnud suuremad peretoetused aitasid seda vaesust oluliselt vähendada. Selle vastu te võitlesite. Nüüd tulete meile siin pisarsilmi rääkima, kuidas hukka on läinud meie see vaene iive, et ise tegite ju. Ma ei tea, vabandust, aitäh küsimuse eest. Ma isegi ei tea, kust otsast alustada, et neid valeväiteid hetkel ümber lükata. Ma võib-olla pigem kutsun teid, hea kolleeg, üles konstruktiivsusele ja tulevikku vaatavale, kuidas me saaksime antud eelnõudega ka üheskoos teha sammu edasi Eesti perede kindlustunde suurendamisse. Aitäh! Mina ei usu seda sotside pisarat kiskuvat meelemuutust, mida siin parasjagu etendatakse. Te ütlete, et ärge politiseerige ise just see, et te viljeledes nagu puhast populismi praegu, et ja ütlesid, et ärge tuletage seda minevikku meelde, et vaatame ikka tulevikku, aga no kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta. Ja ma ikkagi tuletan meelde, kuidas just siis, kui meil oli 22-23. aastal Statistikaameti andmetel oli rekordiliselt väike sündide arv, kuidas meie siin lõime Riigikogus häirekella. Aga teie olite siis valitsuses ja Kaja Kallas teatas sekka seda sünnitusmasinate lugu ja Ansip ütles, et naine ei ole limonaadiautomaat. Ja mina seda kritiseerisin ka seda teie valitsuse poliitilist kannapööret, mis seda vanemahüvitist siis muutis ja ligipääsu sellele kärpis. Ja 2024. aastast te kärpisite suurperede toetusi, lõpetasite nende indekseerimise ja kaotasite perede maksusoodustused ja kehtestasite automaksu, mis lööbki neid peresid kõige vanusemalt. Ma tahan lihtsalt küsida, et kas me saame siis ka nüüd ühel päeval näha, et taastate suurperede toetuse, toote tagasi perede maksusoodustused ja kaotate automaksu? Aitäh küsimuse eest. Ma teen võib-olla kõigepealt sellise täpsustuse, et ma ei rääkinud, et minevikku ei pea mäletama. Ma tõin välja oma kommentaaris seda, et valikuliselt ei ole sellest võib-olla väga palju abi, kui ainult enda agendasse sobivaid repliike välja tuua. Aga mis ma lihtsalt veel sellest sisulisest või sellest tagasisidest võib-olla ühe faktiparanduse teeks, et ma siiski tuletan meelde, et lasterikaste perede toetus Eestis ei ole kuskile kadunud. See on jätkuvalt olemas, see on 3. lapsest ette nähtud ja ta on oluline meede paljulapseliste perede toetamiseks. Seda ei ole sotsiaaldemokraadid kunagi kahtluse alla seadnud, kas seda toetust on vaja või mitte. Et selline oluline võib-olla fakti täpsustus ka. Aitäh! Aga sa väga eksid, kui sa arvad, et me ei toeta eelnõud. Me ei toeta teid. Eelnõud me väga toetame ja teid me ei toeta sellepärast, et te olete lihtsalt häbiväärselt valelikud kogu oma lastetoetuse jutuga. Nagu juba räägitud, eks ole, tegelikult sa tahtsid, et me siin tsiteeriks, mida sotsid on öelnud. Ossinovski oli seal samas puldis ja ütles, et 3 enamlapselised pered saavad üle 900 euro kuus, siis kui me tõstsime seda suurperetoetust ja et see on kohutavalt ebaõiglane. Ja nüüd te siin räägite, et mõtle, millise suure asja me tegime, tõstsime 19 eurolt 60, vaat kus tegime maailma paremaks. Aga kui 900 peale jõudsite, siis veri
ninast väljas võitlesite, et seda vähendada. Seepärast, et see oli nii liiga palju, liiga ebaõiglane. Seesama automaks, mis te tegite, koduse ema tervisekindlustuse äravõtmise, mis te tegite, toiduainete käibemaksu hääletasite 3 korda maha, kui olite valitsuses. Ja nüüd tulete rääkima siin vaesusest ja perede toetamisest. Me tegime ka valitsuses selle sama ema palga süsteemi paremaks, et inimesed, kes lähevad varem kuskil puhkusel või asjal, ei saaks petta. Teie ei ole usutavad selle asja juures, see on meie probleem. Aitäh! Aitäh teile teie küsimuse või kommentaari eest. Ma võib-olla tuletan meelde, et te ei peagi hääletama, kas te toetate mind või sotsiaaldemokraate. Te peategi kujundama seisukoha selle eest, kas te toetate Eesti lapsi ja Eesti peresid. Mis ma veel võib-olla üle käin ja rõhutan, et sotsiaaldemokraadid on alati rõhutanud, et Eestis on oluline iga laps. Olenemata see, mitmendana ta sünnib või millises peremudelis ta sünnib. Ja see on selgelt see koht, mis eristab meid ja teid. Aitäh! Reformierakonna ja Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon kärpis esimese asjana lasterikaste perede toetusi ning pöörati tagasi perehüvitiste süsteemi täiendused ja kaotati täiendav tulumaksuvabastus ja nii edasi. Kõik need toimingud tõid kaasa peredele ebakindluse ja sellest nähtavasti ka muud otsused. Aga kuidas teie hindate, mitu protsenti võiks selle toimingu järel sündimus väheneda? Aitäh! Aitäh teile selle küsimuse eest. Kui oskaks protsenti öelda, siis kindlasti ütleks, ma arvan, et iga sünd, mis Eestis rohkem sünnib, on juba väärt neid pingutusi siin, et pidada arutelu, kuidas toetada meie lastega perede olukorda. Hakkasin praegu otsima, vist ei suuda nii kiiresti, ma ikka korra täidan veel eetrit, siis ma vaatan, kas ma suudan nii kiiresti leida, et kui siin ikka soov on neid paturegistrit lugeda, teate, ma ei lähe sinna. Ma jätan selle mõneks teiseks formaadiks, aitäh. Ja võt ärgem rutakem siin sündmustest ette, et see on juba mitmendat korda sa siin umbes tood välja, et EKRE kindlasti ei toeta seda eelnõud, EKRE nii ja EKRE naa, et lähme hääletamise juurde. EKRE kindlasti toetab Eesti lapsi, nende sünde ja absoluutselt kõik eelnõusid, mis viiksid Eesti laste sünnid taas tõusule. Aga ma ikkagi soovitan, et kui sa tahad, et mingid asjad nagu läheksid ka, et kõik oleks heatahtlikud asjade vastu, mida sa esitled, siis ära hurjuta siin kõiki keskealisi mehi, kes justkui tahaks siin naistele midagi ette kirjutada. Et mina näiteks muretsen ka siin väga demograafilise olukorra pärast ja mina ei ole see keskealine mees, keda siin hurjutatakse. Ma olen 3 lapse ema, kes vägagi muretseb nagu Eesti saatuse pärast. Aga ma ikkagi kordan oma küsimust, et nüüd me oleme kuidas ma ütlen, tagasi pööratud tegevuse juures siin Riigikogus, teie, kes te ei ole peresid toetanud, nüüd tulete siin toetama, et kas siis pöörate ka kunagi automaksu tagasi ja suurperede toetused kehtestate ja siis kodus olevatele emadele taas selle haigekassa kindlustuse taastate ja kas tegudega ka näitate? Aitäh teile selle küsimuse ja kommentaari eest. Esmalt ma tänan, kui EKRE fraktsioon seda eelnõud siis on valmis toetama ja selle õigemini tagasilükkamise vastu hääletamas, et igal juhul on see kiiduväärt ja tänuväärt ja ma loodan, et neid perede heaolu parandavaid algatusi siin saalis, mis on kindlasti veel tulemas, et me saame siis samamoodi näha sellist jätkuvat üksmeelt ja toetust. Aitäh! Ma mäletan, kuidas toona, kui teie toetusel kaotati ära täiendav tulumaksuvabastus abikaasa ja laste pealt, sai siin räägitud sellest, et selline perekonnavaenulik poliitika ju süvendab meie ühiskonnas niigi maad võtnud demograafilist kriisi. Ja siis üks sellistest põhilistest selgitustest oli see, et aga midagi pole teha, me elame praegu keerulisel julgeoleku ajal ja täiendavad vahendid, kõik vahendid, mis õnnestub kokku kraapida, tuleb suunata riigikaitsekuludeks. Kas teie seisukoht on siis vahepeal muutunud või?
Et mulle tundub, et nüüd te toote siia eelnõu, mille kohta seletuskirjas on kirjutatud, et aastane kulu tuleb lisaks kusagil 8–15 miljonit. Et kas siis teie prioriteet enam ei olegi see, et selle 8–15 miljoni eest aastas võiks hoopis osta täiendavalt mürske näiteks, või te tahate seda suunata hoopis perekondade majandusliku heaolu tõstmiseks? Et saate te meile selle äkki lahti selgitada? Eelnõu iseenesest on sisuliselt toetusväärne, seda ütlen ka mina. Aitäh ja aitäh ka eelnõu sisule tunnustust avaldamast. Sotsiaaldemokraadid ei ole oma seisukohta muutnud, et lapsi ja peresid tuleb toetada ja selleks ka riigieelarvelisi vahendeid ette näha. Mis puudutab konkreetselt selle tulumaksusoodustust, siis ma väljendan siin oma isiklikku seisukohta. Ma arvan, et tänapäeval, kus väga paljud pered valikutest lähtuvalt ei ole enam abielus, siis see ei ole ka meie laste ja perede võrdse kohtlemisega kooskõlas, kui mõned soodustused laienevad ainult seetõttu, et ollakse siis sõlminud ka just nimelt juriidiliselt abielu kui sellise. Jah, no võt ikkagi ma küsin seda põhimõtteliselt sedasama, mida Varro Vooglaid küsis eelnevalt. Me kõik teame, et seisukoht sõltub istekohast. Ja kui nüüd sotsiaaldemokraadid uuesti lähevad Reformierakonnaga või ma ei tea veel kellegi teisega, Eesti 200-ga valitsusse, kas siis ka jällegi seisukohad muutuvad? Tekib uuesti mure julgeoleku pärast, mis tõttu tuleb Eesti pered ja lapsed rahast paljaks koorida ja tekivad võib-olla veel mingisugused teised murekohad, mis on prioriteetsemad kui see, et lapsetoetusi maksta ja peretoetusi maksta ja maksusoodustusi teha. Et öelge nüüd ära, et niipea kui te uuesti valitsusse saate, lendab see kõik, mida te meile praegu pisaratest nõretades räägite, prügikasti või kuidas sellega on? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest. Ma ei oska teie eest rääkida, aga ma julgen öelda, et ei minu ega sotsiaaldemokraatide seisukoht ja väärtused ei ole sõltuvuses istekohast, vaid need on need, millest lähtudes me igapäevaselt toimetame ja on olnud ajas püsivad. Aitäh! Ma tahaks juhtida tähelepanu Reili Rannal sellele, et me ei ole rünnanud mitte seda eelnõud, vaid me oleme seadnud kahtluse alla siiruse ja aususe ja järjekindluse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt. Ja ma ei kuulnud kordagi, et ta oleks süüdistanud oma endiseid koalitsioonipartnereid, Reformierakonda ja Eesti 200, et need olid need, kes sundisid sotsiaaldemokraate vastu võtma kõiki neid eelnõusid, mida me kritiseerisime oma sõnavõttudes. Ei, neid ta ei kritiseerinud. Küll oli tal aga halbu sõnu EKRE-le, kes toetab antud juhul seda eelnõud. Palugu toetust oma endistelt koalitsioonikaaslased. Ja selleks, et taastada oma usaldusväärsus, on kõigepealt vaja alustada kahetsusest. Kahetsusest, et te olete teinud nii palju halba Eesti peredele, Eesti lastele ja Eesti naistele, nagu te koalitsioonis tegite. Kahetsege ja siis olete te usaldusväärsed. Seni, kuni te süüdistate EKRE-t, ei ole te usaldusväärsed. Süüdistage Reformi, Eesti 200 ja iseennast. Aitäh! Aitäh!